4. mail toimub siin Tallinna Mustpeade majas Valges saalis Tallinna Filharmoonia hooaja lõpukontsert. Ja kohal on ka otse Viinist kaunis diiva Anneli Peebo, kelle laulude muuseas juba ka taustal kuulete, sest proovid käivad. Kohal on ka Tallinna Kammerkoor ja dirigendiks Risto Joost. Päikesepaistelisel pühapäeva pärastlõunal vallutas oma energia ja säraga Tallinna lennujaama Anneli Peebo ja tema beebi Ramses. Väsimusest polnud märkigi, kuigi diival oli olnud eelmisel õhtul etendus, mis lõppes südaöö paiku, varajane äratus, et olla 7:30 lennujaamas, diivale kohaselt suur reisipagas kaasas, sealt uhke autoga Radissonis sviiti, väike latte turgutuseks, välk kiire intervjuu ja loomulikult sai järgi proovitud ka primadonna sulg, pehme voodi ja vastu võetud õnnitlused, kingitused hotelli managemendi poolt. Milline kadestamisväärselt glamuurne elu. Ja muuseas, diiva õpetas mulle ka suudlemistehnikat laval. Nii et vaadake ise, energiat Annelil juba jagub. Kallis Anneli, kas see väike tüdruk, kes kunagi läks õppima Tallinna muusikakooli, koorijuhtimist, klaverimängu, kas pisikene tüdruk võis endale ette kujutada, et aastate pärast on ta ikkagi diiva suurtel ooperilavadel ja elab sellist glamuurset ja pisut kadestamisväärset elu? Sa oled nii armas. Tead, see diiva sõna iseenesest ei ole üldse nii väga minu sõna. Mulle küll kolleegid tihti ütlevad mitte Peebo, vaid la Peebo, nagu la diva, aga eks me teeme kõik oma tööd nii, nagu me oskame, nii nagu tahame. Loomulikult see glamuursus, mis meie eriala juurde käib, loob sellise illusiooni, meil on ilusad riided reeglina laval ja kõik see tähelepanu keskpunktis olemine. Tegelikult oleme me väga palju proovi ruumides, mis on tolmused, see on tegelikult tõsine sport sisemiste lihastega ja meeletu kontsentratsioon, meeletu distsipliin, et seda kõike sinamale viia, et see tõesti ka toimib, sest ma olen alati öelnud, inimesed maksavad Euroopas väga palju raha nende piletite eest ja nad tahavad ka alati seda täit paketti saada, teadmata, mis elu sa tegelikult elad, kas väike laps öös nuttis ja sa oled, eks ole, magamata, et see enesedistsipliin ja see enesebalanss tuleb alati endas leida ja ma arvan, see on ka üks suurimaid ülesandeid lauljale, et see iga päev hakkab ju tegelikult nullist. Me õpime ajaga rohkem ja rohkem ennast teatud tasemele viima ja kiiremini selle tasemele viima, aga põhimõtteliselt hakkab iga päev nullist ja me oleme väga sõltuvad ikkagi oma tujudest, oma psüühilisest ja ka füüsilisest seisundist, et selles mõttes, kui on nälg, siis automaatselt tunned, et hingamine läheb üles ja kõik sellised nüansid. Nagu sportlased. Aga sinu küsimuse juurde tagasi tulla, et see väike tüdruk, nii väga väike ma ei olnudki, ma olin 15 aastat, kui ma tulin Tallinnasse. Ma lõpetasin Viljandi muusikakoolis, 8. klassis ma tulin muusikakeskkooli Tallinnasse. Ja loomulikult, ega mul ei olnud aimu ka, mida ma tegema hakkan, aga ma olin alati olnud niisugune avatud ja mulle meeldis esineda. Mulle meeldis esineda ja ma tundsin, et lava on minu koht. Mul oli ka selge, et pianisti minust ei saa, ma olen selleks liiga kärsitu ja niisugune istumine ja tegemine, aga see teadmine ja klavari valdamine on väga suur abi ühele lauljannale ka, et sa saad ise neid asju teha ja mängida. Ja dirigent, see ala mulle sobis, isegi väga sobis. Aga selge on ka see, et üks dirigent naiste rahvana hakkab dirigeerima ka kodus igal pool. Ja on seljaga publiku poole, see ei ole ikka nii suur säramine võib-olla kui laulmine. Aga ju siis see oli ikka ette määratud, sest kõik kuidagi need teekonnad viisid mind sinna ja kuidas ma ikka sattusin siis lõpuks Soome ühel laulukursusele ja seal siis see professor ütles, et te peate kindlasti tulema Viini ja kõik see teekond oli nagu nii iseenesest mõistetav, et see pidi nii tulema. Ja samas ma sain ju ka otse ülikoolist Viini riigiooperisse, rahvusooperisse, see tookord oli see teatrist ühistu ja need teatrid olid koos, et see ei ole ka iseenesest mõistetav. See ei ole ka iseenesest mõistetav, et selle tõttu oli see suur sensatsioon isegi Viini ülikoolis ja mul oli selge, et teed tagasi ei saa olema, et ma jään Euroopasse ja kuhu, see ei olnud ka selge, aga Viin on muidugi nii imeline linn eluks ja ütleme
muusikuna, et sa oled ikkagi kuskil metropolis, midagi ei ole öelda, Eestis on väga-väga palju häid muusikuid ja mul on siiralt kahju, et just need suured tegijad, olgu nad kas agentuuride näol või ka dirigendid või režissöörid, tihti ei jõua siia. Et see on nagu kuskilt keskpunktist natuke kaugel. No viin viiniks, aga siis juhtus ju hoopis kummalisem plahvatus sinu elus. Tuli selline härrasmees nagu Juhan Paadam, Eesti Eurovisiooniks isaks kutsutud mees ja võttis lihtsalt sult käest kinni ja tõi sind Tallinnasse kõige meie jaoks olulisemal hetkel, kui käis Eurovisiooni möll. Eurovisioon tuli Eestisse ja sina, keda meie ju siin tegelikult keegi ei teadnud, võib-olla väga vähesed inimesed, olid üleöö, said staariks. Mis tundeid või mis emotsioone see vallandas sinust? See oli ju hoopis midagi muud. Oligi midagi muud ja ma pean tunnistama, et ma ei uskunud seda viimase hetkeni, sest kui ma selle kõne sain, et nad tulevad Viini ja tahavad minuga teha ühe castingu. Ma mõtlesin, et püha taevas, et nii palju on Eestis ilusaid naisi, rääkimata veel, kes kõik televisioonis töötavad sellel alal, et ma ei tulnud selle pealegi, aga no tulge, aga see oli kindel, et nad ei tule. Ma olin täiesti veendunud, et keegi ei tule. Järsku nad olid tõesti Viinis kohal ja mõtlesin, et mis ma siis nüüd tegema pean. Ja siis võtsime ühe ilusa prooviruumi Folksooperis ja öeldi, et mulle pane üks õhtukleid selga, siis ma olin tookord ka, ma arvan, paarkümmend kilo õhem ja väiksemed. ja siis saime me niimoodi ühes prooviruumis kokku ja minu ülesandeks oli siis teatud teksti erinevates keeltes lugeda, nad natukene püüdsid mind seal segadusse ajada, et kuidas sa olukorda lahendad ja üldse, kuidas su nägu oleks kaameras ja peale seda proovi lõppu üsna kiirelt ütles Paadam oma kolleegidele, mida ta pärast mulle rääkis, et Anneli saab see olema. See tundus kõik kuidagi nii naljakas ja nii ebareaalne, aga neil oli võimalus kohe minna ka meie ooperi direktori juurde ja see asi klaarida, sest see võttis ju ka mitmeid kuid aega ja need ettevalmistused ja kuidagi see asi läks nii iseenesest mõistetavalt, aga minu jaoks oli see tõsiselt naljakas, sest lava ei ole minu jaoks mitte midagi uut. Aga ma olen harjunud laval rääkima. Või laulma, vastupidi laulma, mitte rääkima ja kõik need pisinüansid, mis on nagu eriti moderaatorile olulised live saates, et kui keegi sulle kõrva midagi räägib, siis automaatselt silmad jäävad ju seisma, automaatselt sa kuulad midagi ja seda nagu suures plaanis ei tohi juhtuda, et sa pead nagu edasi rääkima ja kõik need nüansid olid korraks võõrad, aga see sai õnneks kiiresti ka selgeks, nii et ma usun, et me tegime selle kohta, et me mõlemad Markoga olime esimest korda modereerimas ja kohe live'is läks see päris hästi. No, sa ütlesid naljakas ja viimase hetkeni sa seda ei uskunud, aga selle lisaks ju tegelikult juhtus ka see, et su avastas Eesti meedia, Eesti meelelahutusmaailm, seltskonna ajakirjandus. Sind ju tõmmati sealt ka kohe liistule, ega see ei olnud lihtsalt see, et tulen, teen ära, esineda sa ju oskasid, aga sind tõmmati igasugustesse, ma ei tea, kas siis on õige öelda afääridesse, sest hakati hästi palju Eestis kirjutama. Natukene uurima su tausta, sonkima kõigis su nagu tegemistes, silm oli peal, kuhu iganes sa ka läksid. Kas see ei vapustanud sind? Tegelikult ma olin kuskil meediaplaanis kogu aeg ka klassikamuusika alal, sest nii palju oli toimumas kogu aeg. Ma esindasin ju Austrat siis juba ka mitmel üritusel ja olümpiamängude presentatsiooni tegin sellele riigile, sest mõtlesin, et suured asjad. Ja Johannes Pauli nüüd küll juba surnud paavsti juures laulmised, kõik olid sellised väga suured sündmused, mida terves maailmas kajastati, aga Eestis mitte. Aga mul on hea meel, et see huvi on tulnud alati nende poolt, et ma ei ole ise ennast kunagi kuskile pakkunud ja ma ei ole ka ise kunagi nagu proovinud ennast deklameerida, et seda teist rääkida on alati palju, sest nii palju on toimumas meie elus. Ja ka õnneks hääleareng on olnud selline põnev, et ma olen saanud uusi väljundeid kogu aeg, et ma ei seisa ühe ala peale, et selles mõttes, et on hästi põnev aeg olnud, aga ka keeruline. Eesti meedia on teinud sulle haiget ka, oled sa midagi kahetsanud, sa oled nii palju intervjuusi andnud, ma vaatasin, ma guugeldasin korralikult ja neid oli tohutult palju. Kas sul on olnud neid hetki ka, et sa oled mõelnud,
nüüd ma tegin küll valesti, et ma nagu sukeldusin siia Eesti seltskonna maailma konnatiiki, et mind on valesti tsiteeritud, see kontekstis midagi välja võetud, ma ei öelnud niimoodi ja siis sa oled mõelnud, aga milleks see kõik, et kas oli seda väärt? Kindlasti on neid momente olnud, sellepärast, et tegelikult meediaprofid ütlevad, et kas nad räägivad head või räägivad halvasti, peaasi, et räägivad või peaasi, et kirjutavad. Et kui sa ei ole veel nii kaua oma ala prof ja nii kaua olnud meedias, siis puudutab iga negatiivne lause sind, aga tänaseks oleks mul sellest täiesti ükskõik, sest see on sama asi meie alal nii-öelda kriitika mõttes, et igal ühel on midagi öelda. Igalühel on midagi öelda ja tegelikult peaks kuulama ainult maksimaalselt oma 2-3 inimest, kes tõesti siiralt asja tunnevad ja siiralt ennast avavad, et kõik muu peaks olema diplomaatiliselt kõrvast sisse ja kõrvast välja, aga Eurovisiooni ajal juhtus küll paar asja, ma mäletan, ma käisin veel enne Eurovisiooni hambaarsti juures. Ma mäletan seda story't, seda möllu hammaste ümber. Sellepärast, et lihtsalt, et suu on lahti, et kõik kuidagi oleks nagu ilus ja tore ja kui ma ei mäleta, et mul vist ütlesin, et äkki valgendame ka, midagi igal juhul väga simplit, ja järgmine päev tuli siis, kas see ei olnud mitte Õhtuleht, võib-olla ma tein liiga suur esi ka, et Anneli Peebo tegi uued hambad Eurovisiooni rahade eest. Et see oli nagu solvav siis. Selles mõttes, et ilus naerune pilt ja seal kõrval oli teine naerune pilt ja sinna oli parandatud ilus naeratus, selles mõttes, et see oli muidugi nii primitiivne, sest ma olin ju igas järgmises saates ja ma ütlesin ka kaamera, kas te saakte mulle lähedale tulla, siis ma naeran, te näete, kui ilusti mul see viltune hammas siin teile vastu naerab, et see oli nagu natukene kummaline, aga oli ka muid asju, sest kunagi, kui me tegime Bocelliga suure gaalakontserti seal, gaalakontserdina, ma räägin nagu väliseestlane lauluväljakul ja siis oli meil suur pressikonverents eelmine õhtu ja kuna Õhtuleht oli mul sel päeval või selle ajal paar korda liiga teinud, siis ma palusin, et nad ei tuleks sinna ja selle peale siis kirjutati ka, et Anneli Peebo mängis pornofilmis või midagi niisugust oli. Ja mina elasin siis ühes hotellis, kus sel päeval, kontserdipäeval hotell tõesti oli kõik need leheküljed ära kõrvaldanud, et ma nagu neid ei näeks. Mitte tujurikud, aga minu tollane kaaslane läks ilusti kaubamajja või kuhugi läks šokolaadi tooma, vett tooma ja nägi, Anneli leht siin ja lehti võttis kõik need lehed, tõi mulle kontserdipäeval nüüd sinna. Et esimene moment nagu loen ja mõtled, hakkas naerma, mis asja. Aga seal oli täpselt konkreetselt, et ta on kuskil mänginud, et mis iganes, sellised blonde meie moodi skandinaavelikke naisi, kes sellistes filmis mängivad, on väga palju maailmas, et umbes sarnasusi, et siis öelda, et teate, et see oli nagu väga valus madal, aga ma mäletan, siis nad said natukene ka ülevalt poolt, natuke kõrgemalt positsioonilt said siis vitsa. See oli midagi uut, pornostaar Anneli Peebo. Aga nali naljaks, me räägime Eestist, aga Viinis me ju teame, et ooperimajad on sellised suured sipelgapesad, ju seal toimub ka palju ja me oleme näinud filmidest, lugenud raamatutest. Seal ka kuhiseb nagu kulisside taga, et üks asi on see, et tiivad on laval, kõik on ilus, kõik on nii särav, veatu, aga mis seal kulisside taga toimub? Kas seal ka natuke käib sellist intrigeerimist ja intrigandid ja üksteisele natukene saba peale astumist ja ärapanemist? Ikka, see käib asja juurde, eriti veel me oleme ju sellised egomaanid, kõik artistid, igale ühele jätkuruumi laval, et eriti noorte lauljatega ma mäletan, siis oli küll, et keegi astus kogemata kontsaga sul varba peale, et sa ei saanud vastata samaga, sest sa olid nagu ehmatanud aga igasugused momente olnud ja see konkurents kuskilt on raske, aga samaaegselt on see edasiviiv. Ja eriti sellistes metropolides, aga mida küpsemaks inimesed saavad ja mida raskemad repertuaari, siis sa tunnetad, et seda väiklust jääb aina vähemaks, et just noorte lauljate sees on seda pigem rohkem, ütleks ma. Ja
Aga kuidas su integreerumine üldse on toimunud Austriasse? No nüüd sa oled 25 aastat seal juba olnud, aga kuidas oli see ikkagi raske? Tundsid sa ennast pidevalt välismaalasena või natukene nagu outsiderina? No tegelikult täna sinna minna, ükskõik kuhu minna, on Euroopas niivõrd lihtne, meil on ühine raha, meil ei ole vaja mingisuguseid pabereid, viisasid. Tol ajal, kui mina läksin, siis meil oli vaja käia ka poole aasta tagant politseis, et neile teada anda, et sa ei ole kriminaalne ja nii palju dokumente ja probleeme, mis sel ajal olid. Ja kõige raskem oli just see, et siis ei olnud ka telefonidega, mobiiltelefonidega mingisugust sidet nagu täna, et omastega kontakti saada ja ka rahateemad olid, ma mäletan, et me elasime ühe Norra tüdrukuga ühes korteris ja meil lõppesid rahad täiesti otsa, me sõime nädal otsa ainult läätsasi, igasuguseid aegu on olnud ja tegelikult on ka tore, et need ajad on olnud, sest ma siit läksin ikkagi heas seisus eestlannana ja mul oli Eskaada kostüüm seljas ja kontsaking ja läksin nagu üliõpilase staadiumisse, kus ma nägin, et me ei ole üldse mitte keegi, me peame alustama mitte nullist, vaid kaugelt miinusest, sest lihtsalt need teadmised ja kõik asjad, mis meil siin olid seal ikkagi väikesed. Ja. No, kui sa võrdled austerlast ja eestlast, siis kumb persoon või kumb rahvus on nagu lihtsam? Et kas, mis on nagu, no okei, ma saan aru, eestlaste kohta öeldakse seda kadedust natukene on liiga palju ja sellist nagu, no, mitte just vihkamist, aga ikkagi nagu võib-olla tagarääkimist ja kõiki sellist asju. Kas austerlastel on ka mingisugune selline asi, mis sa oled nüüd avastanud, et võt see on nende mingi selline eripära, mis natukene võib-olla häirib või on? Vaat see on põnev küsimus, seda ei ole minu käest kunagi veel küsitud. Et tegelikult nii mõlemil rahvusel on oma pluss ja miinuspooled, et eestlaste võib-olla öeldakse, et eestlase parim toit on teine eestlane, et see võib-olla kadedus, teatud väiklus ja võib-olla meie generatsioonis ka natuke see materiaalne mõtlemine, aga see on paratamatu sellel generatsioonile, on niisugused asjad, mis on natuke teistsugused seal, aga samas selle kuuma ja külma emotsiooni näitamine siin Eestis on palju sügavam ja suurem kui Austrias. Et seda ma vaatan ka laval, et idablokist inimesed, kes on tulnud, nad oskavad oma emotsiooni palju palavamalt või palju külmemalt näidata, kui seda on vaja. Neil on see emotsioonihorisont palju laiem, sest me oleme tihti pidanud mitte millestki midagi tegema. Iga eestlane oskab süüa teha, oskab võib-olla juuksed lõigata, kududa, et me oleme niisugused lahtisemad. Et Austrias on selles heaolu ühiskonnas kasvanud inimesed natuke passiivsemad ja võib-olla ka natuke niisugused leiges vees ujuvamad, et mulle meeldib pigem see niisugune karakterijoon, et kui on külm, siis on külm, kui on kuum ja sellepärast ma olen tihti öelnud ka, et Austrias see ja nein, see ja ei on pigem jain. Et seal ei võeta ka seadusi vastu nagu teistes riikides, näiteks suitsetamise seadus on terves Euroopas juba igal pool vastu võetud ja Austrias on ikka veel nii, et ühes restoranis üks osa on suitsetajadel, teine osa mitte. Et selles mõttes, et see jain on osaliselt väga diplomaatiline, et kellelegi otseselt haiget ei tehta, aga samas väga keeruline, sest kui sulle öeldakse, kõik on hästi ja teine päev, eks sulle lastakse keegi kolleeg lahti, kellele eelmine päev öeldi hästi. Et see jahin ühiskond, aga samas australased on väga niisugused õilsad ja elegantsed oma olemiselt, et seal on seda chapeau mütsi kergitamist ja käesuudlust ja niisuguse pallitraditsiooni ja seda on väga palju. Et see on nagu üliilus ja seal linnas üldse, see linn on nii imeline elada, on lihtsalt selline privileeg ja mulle meeldib ka see, et kui inimesed linna lähevad, siis neil on soengud peas, nad on ilusti riides, neil on stiil, neil on see penneemene, öeldakse, see käitumiskultuur, et ja samas söögitraditsioonid ja paljud teised on meil väga sarnased, et kui küsitakse australaste käes, et mida te sööte, siis öeldakse, et Schweinefleisch, et see on nagu seapraad, eks ole, hapukapsa ja knöödliga, et meil on seapraad, hapukapsa ja kartuliga, et eks meil on igast rahvusest, kes meie juures on valitsenud midagi siia jäänud ja kindlasti ka sakslastest ja nii-öelda Austria ei ole sealt kaugelt.
Küsin sellise küsimuse veel, et meil siin Eestis on hästi päevakajaline teema praegu see aasta ema teema ja kuna ma olen suga juba väikese intervjuu eelnevalt teinud siin kohtudes, kui sa lennujaamast tulid, siis rääkisime naisest ja karjäärist ja sina oled ju eriline näide sellest, et sa oled 2 imetoreda poja ema, sul on kena, tore abikaasa, sa oled ise, teed karjääri, töötad täiel rinnal, reisid tohutult. Kas sa ei võiks mõelda aasta ema kandideerimise peale järsku eestlanna? No selle peale ma kindlasti ei ole mõelnud ja ma ei paneks ennast ka kandidaadiks. Miks sa nii tagasihoidlik oled? No pigem sellised toredad tiitlid inimestele peaks tulema just nimelt teiste poolt, et ise ei paneks ennast. Paneme su kandidaadiks. Aga ometigi Eestimaa au ja uhkusordeni oled sa saanud ja sellise ordeni on saanud ju tegelikult ainult Arvo Pärt ja Indrek Laul, kes on Estonia klaverite siis maailmale paiskaja. Et no see on ju sinna sind ikkagi, see tuli sulle üllatusena. Kindlasti üllatusena, aga ma pean tõdema, et Eesti publik on jäänud mulle väga pikaks ajaks truuks ja seda enam, et kui sa siin kohapeal ei ela, kohapeal ei ole, see ei ole iseenesest mõistetav, see on mulle täiesti selge ja mul on tore, et see nii on, sellepärast ma üritan ka neid jõulutraditsioone ja muid traditsioone siin jätkata just nimelt selle tõttu, et neid inimesi ka väikestes linnades kohata ja neile otse tere öelda, sest kodumaa juured on kodumaa juured. Nii armas kuulata. Ja seekord sa tulid Tallinnasse lihtsalt mitte sina ise, vaid sa tulid oma imearmse väikse koerakesega, kelle nimi on Ramses. Ja kui me nagu nii hammastest täna rääkisime, siis Eesti rahvale teadmiseks, et seekord on siis Ramsese kord minna arsti juurde, sellepärast, et tal võetakse välja piimahambad ja ta saab endale uue ja särava naeratuse. Aga aitäh sulle, Anneli, ja 4. mai siis Tallinnas Mustpeade majas Valges saalis imeline kontsert, Tallinna Filharmoonia siis hooaja lõpukontsert, on kammerkoor kohal, oled sina kohal ja dirigent on Risto Joost ja see on imeline, et sa tõid päikese Tallinnaste, sest päev enne oli üks hirmus raju, möll ja torm ja kui saabusid sina, siis oli terve lennujaam päikest täis. Aitäh sulle! Ainult tagasi anda selle päikese, mida sina mulle siit praegu vastu särad, et rõõm on, et me oleme kohtunud, sest ma olen ka sindale ainult meedia kajastuses näinud ja tundnud, et nii tore on näha, et eestlased ongi nii soojad ja nii toredad. Ja tegelikult on nii, et me kutsumegi Mustpeade majasse kuulama Mahleri Rückerti laule, mis on ühed ilusamad laulud just ja kahjuks on meil praegu proov käimas ja juba kutsutakse mind, nii et ma kohe hüppan jälle proovi. Okei, miljon tänu sulle. Aitäh!